Täna hakkas abiturientidele eksamiperiood ja täna peaks siis hetkel 8431 eksaminandi kirjutama eesti keele riigieksamit. Ja eesti keele riigieksam koosneb kahest osast, lugemisosa ja kirjutamisosa. Lugemisosa ülesanded põhinevad erinevatele tekstidel ja kirjutamisosas tuleb eksaminandidel kirjutada arutlev kirjand ja see ka pealkirjastada. Aga seejuures on oluline see, et see arutlev kirja oleks vähemalt 400 sõna pikk. Homme algab eesti keel teise keelena riigieksam, seda peaks sooritama ligikaudu 3000 eksaminandi ja peale seda on inglise keele riigieksam 5. mail ja eksamiperioodi lõpetab 21. mail matemaatika riigieksam. No millal need eksami tulemused selguvad? Esialgsed eksami tulemused avaldame 18. juunil ja sellekohane teade läheb siis kõikidele eksami sooritajatele kas siis meili peale või mis iganes märke nad on teinud, kuhu nad selle teate saavad. Kell on saanud 3 siin 21. koolis ja just praegu on käimas eesti keele riigieksam. No tunnikene on seda veel alles jäänud, aga ootame, vaatame, esimesed kiiremad peaksid hakkama kohe varsti tulema. Ei olnud väga hull, see aasta tundus, et oli suhteliselt palju erinevaid teemasid ja häid valikuid, et ei olnud nii hull matemaatika, ma isegi tundub olevat hirmsam ehk. No aga mis teema teie täna valisite? Kirjandi kirjutamiseks valisin sõnavabaduse teema, oli tuttav teema mulle, mul tuli pähe häid näiteid ja tundsin, et mul tuleb kõige rohkem mõtteid selle teemaga. No kui raske ühe abiturendi jaoks üldse on eksamite aeg? Ärevust ikka on, aga tegelikult tuleb sellega toime. Eesti keele eksam tuli natukene nagu kiiresti kuidagi, et alles eelmine nädal oli justkui nagu tunnid ja siis järsku on eksam. Nüüd loodetavasti matemaatika oma jaoks on justkui rohkem aega nagu panna sellele energiat. Ma loodan, et läks okeilt, aga see oli päris üllatav. Need teemad olid üldse, need ei olnud üldse see, milleks ma olin valmistunud. Seega esimene reaktsioon oli küll siuke šokk. Ja siis ma istusin seal ja mõtlesin, et äkki midagi tuleb. Midagi vist lõpuks tuli, et loodame kõige parema. No öelge, mis teemad olid? Ma ei tea, kas ma tohin siin nii kõva häälega öelda, aga kirjutamisteemad oli mingi sõnavabadus, mina kirjutasin sellest, siis seal oli kuidagi mingi digitaalne, et kuidas see mõjutab mingit loovust ja niimoodi. Ja siis oli, kuidas ja kas väikesel riigil on vaja oma keelt säilitada globaliseeruvas maailmas, aga ma seda viimast ei mäleta. Mina isiklikult olen väga närvis, aga eks ma ikkagi proovin üle elada, sest ega väga muud valikut ei ole. Aga nüüd on see eesti keel tehtud, mis on nagu minu jaoks kõige süke hullem, et seda matemaatikat ma võin vabalt teha, et sellega mul mingi probleemi ei ole, lihtsalt see eesti keel on süke. Ma arvan, et ma sain kõik tehtud ilusasti ja niimoodi midagi jäänud tegemata, et ma olen selle ajaga olen rahul nii-öelda. No täna oli ju lugemisosa ja oli ka kirjand, et kumb teie jaoks oli raskem? Lugemine oli raskem, minust lugemisel olid rasked teemad ja ma arvan, et mul seal tuli vastus ka nagu nii-öelda liiga pikk natukene, aga mul on alati kirjutamine rohkem meeldinud kui lugemine. Aga mis tunne teil praegu on, et on selline tunne tehtud ja vähemasti see riigieksam on selja taga? Just, täpselt. See on jälle üks asi, mille saab linnukesse taha panna ja et saab koju puhkama minna ja oodata matemaatika riigieksamit. Muidugi on gümnaasiumi lõpetamine noore inimese jaoks erakordne ja väga ärev aeg, aga oma õpilastele elavad kaasa ja muretsevad ka õpetajad. Ikka tunneme muret, aga see on pigem selline sõbralik mure, et nende jaoks hakkab ju kõik vaikselt läbi saama ja sellised viimased ponnistused siis lõpu eel. Et selline õpetajate jaoks on selline iga-aastane, nende jaoks on see kindlasti väga eriline ja sealt siis ka see mõningane ärevus kindlasti tuleb, aga ma loodan, et kui nad on hästi ette valmistatud, siis seda on ka võimalikult vähe.